No tervist! Räägime natukene meediapädevuste õpetamisest ja see, mis ma räägin, on eelkõige minu enda kogemuse põhjal. Ma olen Johannes, ma olen meediaklubi projektis olnud nüüd üle poole aasta, käinud kinnitamata andmetel üle 1000 õpilase ees ja tõesti see, mis siin on niisugune väga kiire, lühike kokkuvõte sellest, mis ma olen endale kui kõrva taha pannud selle kogemuse pealt ja millest võib-olla sul on ka tulevikus kasu. Ehk siis kõigepealt, mis see meediaõpetaja roll üldse on või kuidas mina seda olen enda jaoks mõtestanud, on see, et sinu peamine ülesanne on ikkagi panna need vaatajad kaasa mõtlema. Et minu arust on oluline tuua näiteid ja mitte kuulutada tõde, sest et mulle tundub, et meediaõpetuse puhul ei ole tegemist nagu niisuguse reaalteaduse ainega nagu matemaatika, kus meil on mingi valem, mis toimib igas olukorras ja me saame alati öelda, et tõesti meil on mingi üks vastus. Mulle tundub, et pigem meediaõpetus on nagu, ma ei tea, kehaline kasvatus, kus sa nagu pidevalt teed trenni, aga sul ei ole seda ühte õiget. Ja ole kursis, see on ka kindlasti nagu sinu üks ülesanne, et sa päriselt nagu tajuksid, millest sa räägid ja sa oleksid nii-öelda updated, et sa ei ole ajalooõpetaja, sa oled meediaõpetuse õpetaja, nii et küll nagu võib on ju tuua minevikust näiteid, mis on ka olulised, aga eelkõige tõesti olen nagu tänapäevas. No miks seda üldse teha? Jälle lihtne vastus, selleks on reaalne vajadus ja näide sellest, kus see vajadus on eelmise aasta, siis 2025. aasta sügisest, kui Tallinna koolidele siis tuli seda võib siis nimetada nagu infosõja võtteks, tuli siis ulatuslik ähvardus selle osas, et toimub kooli tulistamine Tallinna koolis. Tegelikult tuli välja, et see oli tõesti infooperatsioon, seal oli tõesti nagu viited ka idanaabrile, aga paanikat külvati väga edukalt sellega. Ja see on olukord, kus ilmselgelt see inimeste meediapädevus ei ole enam nagu inimese enda asi, vaid see on nagu laiemalt ühiskonna vastupidavuse küsimus. Siis, mis on üldse meedia, käime kiirelt üle, võõrsõnade leksikon ütleb tõesti, et see on väga lai, et massisuhtlusvahend, sinna alla käib siis traditsiooniline meedia, mis on meil trükiajakirjandus, raadio, televisioon, aga ka siis nii-öelda uus meedia, siis sotsiaalmeedia läheb ka sinna alla. Mis on pädevus, sõnaveeb ütleb meile, et asjakohased teadmised ja oskused. Ja siis sellest tulenevalt võiks öelda, et meie tahame, et kuulajad arendaksid enda meedias orienteerumise oskuseid. Nii palju siis sellest. Aga kuidas panna kuulajad kaasa mõtlema? See on üks nagu põhilisi küsimusi, ma arvan, igas olukorras, kus peab mingi presentatsiooni pidama. Ma ütleks, et haaravad slaidid on üks asi. Minu nendel slaididel on juba natukene liiga palju teksti kohati, aga võimalikult vähe. Kaasa kuulajaid, siin on nüüd erinevaid variante. Üks asi, mis ma ütlen ise, sa võiksid olla selles mõttes aktiivne, et esiteks liikud ringi, vaadata inimestel otsa, sest juba see tegelikult kaasab neid. Aga ka näiteks küsi neid küsimusi, palu neil kätt tõsta umbes, kui paljud teist kasutavad Facebooki. Ilmselt, kui sa põhikooli lõpuastmes käid väga enam nagu käsi tõsteta selle peale, on ju. Aga ühesõnaga kaasa kuulajaid ja selleks on variante ka nii-öelda mängude näol, et me oleme meediaklubis näiteks teinud seda AI või päris, kuna tõesti AI juba meil sinna meediapädevuse alla väga hästi läheb. Me ei saa enam rääkida tõesti ainult on ju paberil ajalehest. Siis kogusime kokku AI-ga genereeritud pildid ja segasime fotodega ja palusime siis õpilastel tõsta käe, kui nad arvavad, et tegemist on AI genereeritud pildiga. Ja väga hästi see toimis, alati tuldi kaasa, näiteks üks pilt lihtsalt näiteks. Võid ka korra mõelda, et kas see on päris või see on genereeritud ja siis kohe anname vastus hoopis, see konkreetne on siis genereeritud. Ehk siis jah, kaasa kuulajaid ja muidugi näited paraku ka nendest mööda ei saa. Kust neid näiteid leida? Üks soovitus on sotsiaalmeedia, näiteks need grupid, meedia ja reklaamipärleid meilt ja mujalt. Seal on väga palju ka sellist nagu boomer humorit on ju, aga sealt leiab vahepeal mingeid selliseid asju, mida tõesti saab nagu kasutada enda ettekannetes. Veel paar soovitust, uudiskirjad, päris kasulik. Levilal näiteks on iganädalane uudiskiri, kus saab päris hästi nagu mõtestatakse teemast lahti. Arvamusküljed, tavaliselt mis on arvamuskülgedel, kui mingid inimesed omavahel seal vaidlevad, siis järelikult see on teemas, sealt kindlasti saab ka midagi.
ja kogu parimad palad kokku, see on ka oluline selles osas, et kui sa näed midagi, siis tee endale märge, ma ei tea, salvesta kuhugi, tee mingi screenshot, sest pärast, kui sa seda proovid üles leida, siis see on praktiliselt võimatu, see on juba kuskil infovoo all. No näiteks ma hiljuti tegin ühe sükse screenshot ja lihtsalt mulle meeldis see cover ja mulle meeldis see pealkiri, nagu toimisid koos hästi, tegin endale screenshoti ja näed, sain siin seda praegu kasutada. Kuidas mitte muutuda fossiiliks? Noh, see on ka üks suur küsimus, millega me ilmselt kõik kunagi varem või hiljem hakkame kokku puutuma, aga mina praegu näen seda selle läbi, et mõtle sellele esiteks, mida sa räägid ja kuidas sa räägid, et noh, kui mina lähen kuskile mingit loengut kuulama ja seal kasutatakse neid klassikalisi gif'e, näiteks seesama on ju Homer, kes põõsa sisse kaob. No mul nagu natuke kaob juba huvi, mõtlen, okei, nad panevad nagu jälle selle, on ju. See on justkui nagu lihtne võte, kuidas tähelepanu saada, sest et see liigub, midagi toimub, on ju, sul nagu neuron aktiveerub selle peale. Aga ma ei tea, mind ajab see pigem närvi, sest midagi ketrab kogu aeg ja siis mul läheb tähelepanu inimese jutult ära. Aga teine näide on siis konkreetselt meediaklubi slaididelt. Me paneme selle Homeri siit ära, see juba hakkab segama. Aga ühesõnaga, siin on AI genereeritud kass. Ma ütlen, et enamus kordadest, kui põhikooli lõpuklassidele seda pilti näidates, nad hakkavad laulma seda Billie Eilishi kassi häälega tehtud coverit sellest mingist nukrast loost. Aga miks see toimib, on see, et esiteks on täielik kombo AI genereeritud sisust sotsiaalmeedias, on ju, meil on kass, kes on genereeritud AI-ga, meil on see laul, mis on genereeritud AI-ga, siis meil on siin ka tekst, mis on genereeritud AI-ga tõenäoliselt. Aga need kassid, need lapsed hakkavad laulma ja sul tekib kohe see nagu kontakt või teil on mingi ühisosa, millest rääkida. Nemad teavad seda näidet, sina tead seda näidet ja teil on sealt edasi nagu tõesti nagu see arutelu teema. No teine asi on, ma ütleks, brain rot, mis on nagu natuke süke libe tee või noh, tõesti nagu süke, ma ei tea, mingid trendid. Ma ütleks, et seal on ka nagu oht, et sa tegelikult ei taju seda ja lõpuks oled ikkagi fossiil. Aga noh, näiteks brain roti näide selles mõttes jälle meediaklubi mõttes on hea, et see on midagi, mida nad teavad ja meil on päris huvitavaid vestlusi. Päris nagu, me oleme läinud kuuendikega päris nagu semiootiliseks, mingit trallaleelo, trallala asjade üle nagu. Nii et selles mõttes jah, see on nagu sinu kaalutluskoht, kuidas ja millal. Aga üks küsimus veel, millega ma olen nagu kokku puutunud nüüd nende tundide jooksul on see, et kui kuulajal puudub kokkupuude traditsioonilise meediaga, noh, mis on väga võimalik tõesti, kui ta ongi ainult nagu tegeleb on ju seal vertikaalses nii-öelda inforuumis, siis noh, näiteks, ma ei tea, paberajalehega ta ilmselgelt ei puutugi igapäevaselt kokku. No, üks on, mida teha, on selgitada toimuvaid muutuseid. Noh, näiteks Aktuaalne kaamera on selles mõttes hea näide, et tõenäoliselt mingis osas neil on või mingil kujul neil on kokkupuude sellega olemas. Paljudes Eesti peredes ikkagi vaadatakse veel religioosse järjepidevusega seda iga õhtu kell 9. Eks nad on seda näinud. Aga sa saad rääkida sellest, et noh, näiteks, kas teie vaatate seda, mis roll see teie jaoks on või need uudised tegelikult, mis seal õhtul kell 9 on teie nii-öelda feedist juba ammu läbi käinud ja need on mõnes mõttes aegunud. Noh, jälle see paneb lihtsalt nagu vaataja mõtlema selle üle. No, siis on ka võrdle vana ja uut, ehk siis ongi sisuloome versus ajakirjandus, see, mis toimub sotsiaalmeedias. Noh, ja mina paneks veel eraldi südamele, et suunamudi ajakirjanik ei ole nagu sama amet, et see võrdlus nagu, kuigi jah, me tõesti meediapädevustes räägime aina enam sellest, mis toimub sotsiaalmeedias, siis selles mõttes me ajakirjandusõpetuse mõttes peame tegema selle selge nagu eralduse, et meil on üks ja meil on teine. Noh, sest ilmselgelt ajakirjanikul on mingid teised. Alates eetikakoodeksist kuni tõesti toimetuslik kontroll ja kõik, mis teda saadab, mida ei ole suunamudi all taga. Ja lõpetuseks, mis ma tahaks veel südamele panna, meediapädevuste õpetamiseks on loendamatu arv võimalusi, need on siin lihtsalt ainult nagu üks kübe sellest, aga jälle ma loodan, et te korra nagu mõtlesite selle peale, et kuidas ja miks seda teha. Ja muidugi ka siis vajadus nende teadmiste vastu on ajas ainult kasvav paraku. Praegu rohkem ei olegi. Järgmise korrani, aitäh!